sellepärast, et no see, ja noh, üks asi on see, et nädala sees algul inimesed kõik, kellele ma helistasin, et nad ei tule, no siis meil oli kohe kuulsite või? Vot. Kõik on mul õed ja õemehed ja isa ja ma tassisin tööle. Ema sealt raamatust neid pilte vaatas, lappas kõik või tutta. Ema muidugi, aga no ühesõnaga, ma tahaks teada, milline see Valenti, aga mis taluõuel me siis nüüd istume? Tänaseks päevaks on see Holmi talu. Holm on meie perekonnanimi ja oleme nüüd juba 8. aastat siin oma suvekodu pidamas. Kuidas te siia sattusite? Nii nagu ikka, niisugused head asjad juhtuvad juhuslikult. Otsisime oma suvekodu erinevatel saartel. Juured on Hiiumaal, Muhumaal ja Saaremaal. Kammisime neid kohti läbi ja siis juhuslikult sattusime hoopiski siia, kus ei olnud ei juuri ja mina polnud käinud ühtegi korda. Aga tundsime ära, et see on see koht ja otsustasime siia rajada oma kodu. Mis olukorras see koht siis oli sel hetkel? Õnnetus. Jah, et oli päris armetud, oli loomalaudana peetud, siin oli, sees olid jänesepuurid, hästi palju heina ja mõnda aega ei olnud isegi mitte loomad siin elanud, et see oli siis selline maha jäetud lagunema kippuv hoone, aga samas jällegi need müürid, mis siin on vanade meistrite poolt tehtud, et need ei aegu ja see andis siis sellise arusaamise, et siit annab tegelikult teha midagi toredat. Et laudahoonest tegite siis omale elumaja ja see teine hoone? Ja teisest hoonest ei olnud esialgu midagi muud järgi kui ainult vundament. Ja selle sama vundamendi peale, mille kohta meil olid ainult legendid, et seal olla ehitatud valmis paat selles hoones, mis seal vundamendi peal kunagi oli. Ja siis, kui paat sai valmis ja aeg oli küps, siis olla võetud maha sein ja mindud selle paadiga siis üle mere. Aga sellest hoonest ei olnud muud siis järgi, nii et selle sama vundamendi peale me tegime teise abihoone, saunamaja. Ja siis üle mere siit läksid selle pere inimesed? Ei, see on käinud käest kätte, nii et nende inimestega meil kontakt puudub, kes siin päriselt algselt on olnud. Et lõpuks ta ikkagi sattus ka eestlaste kätte ja siis läbi müügifirma meile. No, mis siin taastamisel kõige keerulisem on olnud? Tegelikult on see uskumatult sujunud. Siin ei ole olnud väga palju keerulist sellepärast, et kõik need mõtted, mis on tulnud, need kuidagi iseenesest nagu üks asi viib teiseni ja tegelikult see on olnud hästi tore ja selline väga suur inspiratsioon on siin olnud selle põhjal, mis siin tegelikult algselt on olnud. No, kas on midagi, mis on kõige suuremat rõõmu pakkunud? No tegelikult see loodus ise. Mulle väga see saar meeldib. Siin on rahu ja vaikus, nagu ikka, meretagune asi. Samas on siin väga suur potentsiaal just selline omapärane ja innovatiivne olla. Ja piisav suurus. Ei usu, et siia kunagi tuleb väga palju kebaabiputkasid. Et see loodus on selle saare kõige suurem väärtus. See, mis te siin kõik teinud olete, selle olete siis teinud, ikka töömehed äkki ka siin tegid vähemalt katust või mida? Ei, no teostus on kõik töömeeste ja ikkagi spetsialistid on nõu andnud, projekt on arhitektide poolt ja kõik selline abiks on olnud väga paljud. Selle järgmise osa ma võtan ilmselt ise kokku, aga lihtsalt, et oleks nagu salvestatud, et millega te muidu oma argielus tegelete? Abikaasa on ettevõtja ja mina olen mandril Harju maakonnas ühe väikese maakooli õpetaja. Ja nagu õpetajatega on, et õpetajad mitte ei puhka kaua, vaid teevad ära oma 12-kuuse töö, teevad ära 10 kuuga. Siis on mul see privileeg, et ma saan siin tõesti nautida seda Eestimaa lühikese suve ilu pikalt. Mida te õpetate? Inimeseõpetuse õpetaja olen otseselt, aga olen õpetanud ka algklasse ja olnud õppealajuhataja. Äkki siis täpsustaks ka, et mis ettevõtlusega abikaasa tegeleb? Abikaasa on aastaid tegelenud senini kardi
hobikaardikeskuse vedamisega. Aga praeguseks otsib uusi suundi. Täna tegeleb sellise toote maale toomisega nagu PAF, see on selline peakatete, salli ja mütsi vahepealne. See ei ole väga oluline ausalt öeldes. Ja. Just. Aga ma enda jaoks lihtsalt nagu teadma, mis inimese taust on. Aga kas teil on ka sellist aega, kus siin külalised teie õue ei täida? On, sest et see on enda reguleerida tegelikult. Et kõik külalised, kes siin käivad, on ju meie enda kutsutud. Ja kui me ei kutsuks, siis need ei käiks, aga tegelikult on ikkagi, meil on väga toredad inimesed ümbritsevad. Et seetõttu on tõesti, meil on maja väga tihti rahvast täis. Aga ma arvan, et see on üks selle maja eesmärk, et mis siin siis ikka üksinda, kui on võimalik pakkuda teistele inimestele ka. Siis ikkagi iga uus tulnuk, kes on siin ütleme 10-20 aastat elanud, ei pruugi olla kurjategija sellele pärandkultuurile. Et ma arvan, et selliste vaidluste käigus selgubki tõde, et jah, võtab aega, ennem kui inimesed hakkavad usaldama üksteist. No võta. No nii, Kalev koos Kalevipojaga suvitab ka siin. Ja me tulime eile, et Lennart tegelikult on juba selline kõvem suvitaja, et on Saaremaal käinud 2 korda ja nüüd on esimest korda Vormsil, et 100 päevaga on suhteliselt palju jõudnud. Sina, ma kuulsin juba, et käisid siin kalal. Kas Lennartist kasvab ka kalamees? Ei ole pääsu jah, et täna veel saab magada, et me andsime talle sellised 100 kriitikavaba päeva. Aga saab kindlasti muidugi. Täna hommikul käisime, püüdsime ahvenat, küll ilma Lennartit ja nüüd teeme suppi, oivaline. Terve teie pere on siin, ma saan aru, suur pere. Ja, et mul õed, isa ja siis mu elukaaslane, tema ema, et ma ei oskagi öelda, 12 inimest, eks. Ja siis eile tulime ja oleme 4 päeva siin väga toredas talus. Tõesti väga toredas talus. Olete siin enne ka käinud? Ei ole. Ma olen üldse Vormsil 2 korda. Kunagi klassiekskursioonil käisin, et ma käin väga palju Saaremaal, aga siin ma ei ole olnud. See tuli täiesti kogemata see idee, et tavai tuleme. Kõikidel õdedel olid ka puhkused ja siis tulimegi. Kuidas te omavahel seotud olete pererahvaga? Ma tunnen siis läbi Saaremaa sõprade siis peremeest Vaidot ja siis jaanipäeval sain nagu kokku Saaremaal ja siis leppisime kokku, et tavai, et tulen siia. Mis teil Lennartiga siis järgmisena ette on mõeldud, mida teha, kuhu sõita? Lennartiga järgmisena me läheme koju ja siis me oleme 6 aega ringi trampinud, nii et on 6 aja jooksul ööbinud kodus võib-olla 2 korda. Et lasta siis olla kuu lõpus mõned ööd oma kodus, oma voodis ka. On ju, Lennart? See ei ole arstitädi. Arstitädi kardab? Ei karda midagi. Ei ole häbelik. Ei ole ju häbe? Ei ole. Sest sa oled ju nii palju temaga ringi. Nii ilusti naeris. Issand, see esimene pilt, mis Kalev saati. Kuule, Lennart, ära röövi nüüd teiste pidu ära. Mina? Ikka. Ma olen puusiga. No. Kuku. Ja mul on muidugi nähtud. Oih. Nii vahva. Mees näeb, kus on ilus vaade. Jalanõudega võib tulla. Ahah. Nii. Päriselt loomalaut olnud, et siin on aheldatud, siin lõunakülg, siin ei ole ühtegi avavust olnud, aga aken. Selleks, et loomadel oleks hea jahe. Et siis oli päris pime, kui me tulime sinna. Ja siis
rääkisime arhitektidele ja siis nad tegid selle lahenduse, et ülevalt tuleb valgus. Et niisugune see siis oli, jah? Ja Ja kuidas, no see näeb ikka selline küll välja, et peab ikka väga hea fantaasia olema, et sa siin ette kujutad, et hakkad nüüd siia rajama midagi. No need kivimüürid ikkagi võlusid ja see on esimene kord, kui ma tulin, siin kasvab hästi palju muulukaid selle territooriumi peal ja siis need peotäis muulukaid ja need kivimüürid mind ära võlusid. Ja abikaasa tuli esimest korda siis vikatiga, proovis seda rinnuni nõgest natukene mingit teerada sisse rajada. Aga kuidagi on jah, see on imelik, aga kuidagi on sujunud asjad siin. Mingil põhjusel kuidagi mõtled ja siis nagu läheb. See ei ole olnud niisugune konti murdev tohutu. Ja. See on tore, ju siis on nii ette nähtud. Ja siis, äkki siis on õige öeldud, jah. Ja see on siis leitud merest, ma saan aru? See on tegelikult kohalikud teevad, see on vana kalender. On ära kadunud pulk, kus siis väidetavalt vanasti niimoodi loetigi päevi. Torgati iga hommik jälle aukkuude kohta ja üleval olid kuud. See on puhtalt kohalike käsitöö. Need on vanad aknalengid, eks ole. Et ei raatsinud tegelikult midagi ära visata. Ja vesi on seal õues, jah. Ja. Läks. Residentsis oli juba niisugune janu, ise selleks. Ja noh, siis kui ära liivapritsiga puhastati, siis sai ka elektrijuhtmed sisse veetud, sest ei olnud ju siin loomulikult, loomadel ei olnud vaja elektrit. Šampuse kael, mis siis löödi puruks, kui paadi õnnistamine oli. Ja mul on abikaasa on tegelikult mööblitisler. Oota, aga vaataks, jah, tahaks küll minna. Siia ka, et siin on ka tore. See maalid ja neid linikuid nagu. Aga neid ei pane ikka üks jagu. Ja noh, ja kus sa neid paned, eks ole. Mul seal mõne koha peale nagu võiks panna. Vahepeal, mul on ka vana mööbel. Et see on nii uhke. See strepp on nii hästi organiseeritud. Okei, et ei pea üldse külm vesi. Siis see on ikka puitmaja, ikka läbi puit, ma arvan. See on meil täitsa harjunud, et puitmaja on selline soe, aga praegu vastupidi. Ja siis teises majas samamoodi ei olnud. Ei teisalt, et seal on hästi mõnus on see, et seal on hästi palju neid laudu ja toole ja lõkke. Neid ei ole väga palju, et meil on mingi üks 4 autosid, noh nii mõnelgi on remondis praegu ja siis on lihtsalt, et hommikul vaatad, ilm on ilus, et sõidan Võrru või ükskõik kuhu. Okei, Õnnaga aitäh vee eest. Siis Heidi võttis ikka maha. Need on üle löödud, et need talad on muidu jämevineer, aga need on... Ja aru, et sealt on võetud ja siis on selle salfeti tehnika. Just kemelaaria. See oli siis nagu põhjendus. Aga teil on siin niisugune ahi on väga hea ahi, et kas te saate talvel ka siin olla? Jaa, me oleme niimoodi, et jõulud peame siin ja siis me ei ole pikalt, siis me ei ole märtsikuuni. Aga lihtsalt üleskütmine võtab ööpäeva aega. Ei, mulle jääb võib-olla meelde, kui ma hakkan seda augusti lõpul tegema, siis mulle jääb võib-olla meelde see. Tegelikult teeme talvel küll. Ei lihtsalt, mis te peab uuesti ütlema või? See jäi peale, ma pärast kuulan pildi taustaks. Ei, lihtsalt, eks ma... Ega ma kõike, et see on niisugune hea soe ahi. Ta peab küll sooja, ta on tõesti hea ahi. Me vaidlesime väga palju selle üle, kas see ahi või teine ahi. Teine ahi oli siis milline? Meil on lihtsalt nagu kividest ise tehtud. Meil on mandrikodus on tavaline kiviahi. Aga minu tootmine ei peale. Selles mõttes, et mina kunagi 10-15 aastat, ei, ma ei tea, 10 aastat tagasi ikka tegin ka omale koju uut ahju ja siis ma väga kaua kõhklesin. Ma tean, et see on väga hea, aga ma valisin ikkagi tavalise pottahju sellepärast, et see sobis nagu paremini, et ta ei ole nagu,
ta ei ole nagu kõige ilusam, ei, ma ei ütle midagi halvasti, ma olin ka peaaegu seda panemas, et ma ei taha nüüd pahasti öelda, et ta, kui ma niimoodi käin, et ma igasse soppi ei jõua, kuhu kaamera jõuab, et ma vaatan siia ka, oh sa, oi kui tore. Ja õpetaja, siis me oleme nüüd niisugune mitteametlikku laagrit, nüüd tuleb 3. aasta, et meil on niisugune tüdrukute laager ongi siin, mul on 2 kolleegi. Oota, mis kool see on seal Harjumaal? Nissi põhikool, Nissi põhikool just. Lääne Harjumaa ots siis. Poolel teel Haapsallu, eks ju, et seda nagu esiteks ei toida ühtegi õpetajat ära ja teiseks pole võtta kedagi, kes tahaks tulla niimoodi. Aga päriselt ju, klaasidega, pakettklaasidega. see on ka niisugune suhestumise asi, et tegelikult me ikkagi võõrana ju tulime siia, et nagu sisse elame, oma nurka otsime ja kõiki nende teiste olnud elude selline nagu, et kas see sobitub minuga ja et ma ei taha nagu sisse sõita siia, eks ju, et nüüd kõik võtan maha ja teen kõik teistmoodi ja teen uuesti, et see on selline tore protsess, mis võtab aega, aastate pikkune niisugune kohandumine. Jah. Ja siis tahtsid ka mingit kohta, mingit kodu näha. Nad käisid tegelikult ettevõtjaid ja kõike vaatamas sinna, siis ka jälle kuidagi ma sattusime minna. Enes oli ka ootamatult, aga see on tõesti 2010, see on tükk aega tagasi. Käisime ka nende suurt loomakogust vaatamas seal lambaid ja kanu ja parte ja veiseid ja et nad on väga toredad ja väga töökad inimesed. Et tõesti väga loodame, et nendel see majapidamine siin läheb hästi. Jah, ei valida ei ole muidugi midagi, aga kuidas satub, aga see on väga tore, kui satuvad toredad inimesed. Ja see laelater on hästi vahva. Ja siis, aga noh, ma ei hakka ütlemagi, ma ei ole midagi, mul ei ole, seal on väga palju teha, aga meil neid vanu, neid on küll seal ja meil oli ju lausa, et mul on neid seal mitu tükki, et võiks ka niimoodi ära teha. Et see on hea mõte. Kas hakkad ravima? Ei. Näita, mis on siin näenud? Ei midagi. Mu varvas. Küsite, siis ta ütleb, see on see turvakaamera. Tõesti, siukene kohal. Õige aeg, noh, vahemaa enne seda, siis on hoiatus, et teie kiirust mõõdetakse. Aga see on sama lastel, et kui võtad seda, mida pakutakse ja kui need ei sobi või... see on sini. Väga vahva. See on sinine teine, siniste silmade. Aga ta ei põle, ta võtab antibiootikumi ja tal verest tuvastati, sest tal tekkis laik ja loodetavasti ikkagi läheb mõnel ikka kergemini. Ja. No küüslauk iseenesest pidi väga palju tõrjuma neid. Siis tuleks ainult siin käiagi, see lauk on lauk, eks ole. Lauk ja ta lõhnab samamoodi ja ma olen kasutanud seda toiduks. Ei, ma ei oska selle kohta muud rääkida, kui ma arvan, eks ju. Et niimoodi ilmselt on toimunud siis see lõhkamine. Et siin on pandud siis kiilud sisse ja ma olen kuulnud, et seda tehti jää ja kuuma ja külmaga siis, et mingil põhjusel see suure rahnu lõhkamine on siis jäänud pooleli. Et siit on näha, kus on sees sellised kiilud. Ja osas kohast nagu on läinud juba. See tehnoloogia muidugi on väga huvitav, ma kujutan ette tänapäeval niimoodi selliste meetoditega maja ehitada vist võtaks päris pika aja. Ma räägin nagu niisugust juttu, mida ma olen kuulnud, et ega ma ei saa väita, võib-olla mõni kohalik nii-öelda põlisasukas ütleb, et issand niisugune rumal linn. Natsionaliseeriti, kui tuli Nõukogude väed sisse, siis lükati kõik need tuulikud kokku ja need tuulikute kivid ongi need, mis moodustavad selle valli. Ja naaber on siis seal kerteti palvemaja oli. Aga elavad seal käsitööl. Jah. Muidugi. Sa ei kujuta ette, kui jaasi Sirja. Ei. Sa ei pea ära minema, sa jääd siia saarele ju. Ja. Vägev, noh. Ja siis selle UH retsept, mis see sisse käib? See ei ole UH, see on kalatupp, eks ole. Ja siin käib niimoodi, et hommikul lähed, eks ole, hästi vara lähed kalale. Soovitavalt sinna, kus kala on. Ja meil joppas niimoodi, et meil juhtus nii, et sattus nii, et on kala. Ahvenad siis. Ja siis paned vee keema. Siis paned ahvena siia sisse.
keedad ahvena pehmeks, võtad ahvena välja, samal ajal juba daamid on hakkinud ilusti kartulit, porgandit, sibulat, siis minu käskluse peale tuuakse kogu see kraam siia, mina oma õrna käega panen selle siia sisse, kala samal ajal on juba välja võetud ja kala läheb sinna daamide juurde, mida nad puhastavad praegu. Ja üks lõlli läks mune keetma, sest minu arust nagu ahvenasuppi sees ma tean juba ette, et kõik hakkavad õiendama, et ahvenasuppi sees ei käi muna, aga minu ahvenasuppi sees käib keedumuna ja see teeb supi palju mõnusamaks ja magusamaks. Ehk et üks lüli juba keedab mune, kohe on ahven puhastatud, tuleb see puhas ahven siia sisse, tuleb see muna siia sisse ja siis võibki minna lauda. Vägev, sa oled tulevane telekokk äkki? Ja ahvenasuppi ma võin küll teha selles Masterchefi saates ka ja ma arvan, jah, siis ma selle osa võidaks. Jääme ootama. Eilsega võrrelda. Täna on ikka ideaalne ju ilm, et no, tundub, natukene tuul. vist oligi borrelioosa, vist nii, et jookseb üle ja juba annab. Ja siit saab sauna võtta ja mõnus on see rataste peal.